kuidas Keilas asju aetakse. Tanel Sustov tuleb ja räägib. No nii, mina olen Tanel, natuke kehva varustus on, ma ütleks, et ma olen 20 aastat rattapoodi pidanud, et on potentsiaali nii-öelda varustust varuda. Nii, Keila. Et mis me siis Keilas teinud oleme? Meil nii-öelda probleem oli nagu kõigil, kuidas saada inimesi liikuma. Ja küll me siis mõtlesime, arutasime minu hea õpetaja ja mentoriga Jaanus Väljamäega, et kuidas seda teha. Plaanisime ka igasuguseid seminare ja loenguid ja tegime seina peale igasuguseid jooni ja mõtlesime igasugust plaani, keda me kutsume, Gerd Kanter ja muud asjad ja siis tõmbasime nii-öelda risti peale, ei, me sellega ei tegele. Hakkame päris asja tegema. Nii, ma ei tea, kas mul läheb nüüd õiges suunas. No jälle ta läheb 2. No nii. Ikkagi läheb vales suunas. Ei tea. Et me tahaks teha päris asja. Siis meil selgus see, et Tallinnas on juba see päris asi nagu juba kokku pandud. Ja jäi meile seda, jah. Jäi meile näppu Tallinna kokku pandud selline brošüür liikumissarjast. Ja vaatasime, et no meil ei ole vaja ilmselgelt nagu ratast leiutada. Tegelikult me ju teame kõik, mida vaja teha on. Meil on vaja liikuda. Ja tegelikult nii lihtne see asi ongi. Võta kätte, hakka liikuma. Ja siis me panime kokku oma treeningsarjad, terve linn liigub, mis on siis meie nii-öelda eesmärk, et võimalikult paljud inimesed liiguvad. Ja panime terve nädala peale, jagasime ära erinevad alad, meil olid Shindo, võimlemine, meil oli discgolf, meil oli jõutreening, meil oli discgolf, et oleks võimalikult palju erinevaid selliseid huvitavaid alasid ja kõigile hea kohane. Ja tulemus oli selline huvitav, algus oli raske nagu iga asjaga nii-öelda käima saada. Esmalt oli ta meil selline eakatele mõeldud, kuna me ju võtsime selle Tanile pealt, siis oli see 65+ seal kirjas. Pärast me mõtlesime, et issand, miks me sellise piirangu endale panime, võiks ju tulla ka noorem inimene ja tuli ka. Ja tuli täitsa palju inimesi. Meil oli vist kõige vanem 80+. Ja kõik said oma nii-öelda treeningu tehtud. Väga populaarne oli jõutreening, kus konkreetselt nii-öelda eakad tundsid treeningu efektiivsust ehk siis oma igapäevaste toimingute tegemisel. Ehk siis ma ei tea, saan poes paremini käidud, jõuan kotte tõsta ja nii edasi. Et inimesed tulid, andsid tagasisidet, et see mõjub ja loomulikult meile see nii-öelda andis innustust ja motivatsiooni. Peale seda nii-öelda siis lõpus, meil lõppes ära ta ennem jaanipäeva, tegime liikumisharrastuse kompetentsikeskusega koostööd, et me tahaks nii-öelda nagu selles mõttes ka aru saada, et see, mis me teeme, on hea asi ja kuidas nagu edasi minna. Ja siis liikumisharrastuse kompetentsikeskuse teaduriga, teadur tegi meile tagasiside küsitluse ja ega sellest tagasisidest ei olegi nii palju nii-öelda huvitav rääkida, et kõik oli väga positiivne. Kõik need osalejad, kes käisid, neile meeldis treeninguprogramm, neile meeldis treeningute ülesehitus, treenerid ja nii edasi. Siin te näete ka siis, kes need osalejad olid, et meil oli üks osal oli 80–84 vanuses
kes mängis ka, kui me käis Paide linnameeskonna kogukonna juht tutvustamas sellist ala nagu kõnnijalgpall. Soovitan, fantastiline, annad 80-aastastele palli ja läheb niisuguseks mürgliks, et kõik tahaksid joosta, aga joosta ei tohi. Väga vinge asi. Ja siis täna siis alustasime, mitte täna, vaid septembri lõpus alustasime uue etapiga meie sellest Terve Keila liigub sarjas, kus me natukene koondasime neid asju. Esimene etapp oli hästi selline siis minu ja Jaanuse peal ütleme, see koormus oli meie peal, aga ilmselgelt sa ei saa nagu aasta otsa treeninguid teha ja veel siis oma tööd. Ehk siis natuke tõmbasime koomale, muutsime treeninguid, tuli meile üks Asahi võimlemine, mis on siis soomlaste poolt kokku pandud ja jätsime need, mis olid nagu populaarsed, tõime juurde kepikõnni ja täna on niimoodi, et see teist etappi on nagu huvitav näha, et on hästi palju uusi, grupid on 20+, mis on Keila kohta nagu väga hea tulemus. Ja asi liigub aina paremuse poole. Siin on see küsitluse tagasiside, et miks eesmärk, miks siis on tuldud meie liikumissarja, on see tervisehoidmine parandamine, vaba ja aktiivne veetmine, suhtlemise ja see sotsiaalne aspekt oli seal nagu tegelikult selline üks olulisemaid, eks. Et inimesed saavad suhelda, hiljem tekivad mingisugused kontaktid, sidemed, sõbrannad ja nii edasi. Ja tuleviku soovitused, mis teenuseid on soovitud, on siis juhendatud matkagrupid ja nii edasi, et see individuaalsed jõu- ja tasakaalukavad, need on tegelikult sellised sammud, mis meil on tuleviku visioonis ja millest ma ka siis kohe räägin, aga küsitlus kinnitas seda, et see treeningprogramm oli osalejate seas kõrgelt hinnatud. Aga mis see visioon on nüüd? Et see on suhteliselt mu enda jaoks ka hästi uus ühe partneriga, koostööpartneriga, kelleks on siis meil Elora Keilas, kes peab Keila haiglat. Otsisin järgmisele etapile, teisele etapile koostööpartnerid, sai istutud maas ja rääkisime siis erinevatest asjadest, mis Keilas toimub. Ja jõudsime sellisele arusaamisele, et meil on nii palju nagu koostöövõimalusi. Ehk siis siduda ära erinevad probleemid, mis meil täna näiteks Keilas on ja panna nad ühte nagu komplekti. Ehk siis täna on see, et see on juba kokkuvõttes. Täna on meil probleem see, et inimesed ei liigu. Täna meil on Keilas probleem see, et perearsti teenus ei ole kättesaadav. Ja kolmas probleem see, et mul tervisekeskus on 25 aastat vana. Ehk siis neid 3 probleemi me üritame täna lahendada. Täna on veel riigis käimas see tervishoiureform, mille raames me saame ka neid asju teha. Ehk siis luua täiesti uus tasemel või mõtlemine, mis on tervisekeskus, mis ühendab siis meditsiinilise tervisekeskuse ja sportliku tervisekeskuse. Et see tervisekeskuse eesmärk ei ole ainult ravi ja ei ole ka ainult sport, vaid on ta siis ennetusele suunatud liikumise ja tervisekäitumise toetamine. Ja siis nagu ma ütlesin, meditsiiniline tervisekeskus, mis on siis nagu rohkem medpool, perearstid, pereõed ja see, kus siis mina töötan, sportlik tervisekeskus, et neid teenuseid rohkem integreerida, infot integreerida, perearst sinna juurde tuua, tegelikult see sama asi, mida riik üritab teha. Samamoodi kõik te olete lugenud seda liikumiskontseptsiooni, eks ole, 2021 Kultuuriministeerium. Kõik need asjad on täna seal sees, mida meie plaanime teha. Ehk siis perearst oleks see, kes paneb inimese liikuma, kes sunnib inimest liikuma, kes annab soovitusi ennem, kui me lähme tableti peale, millist liikumist või siis
või siis ka toitumist inimene peaks nii-öelda jälgima, eks ole. Ja perearst oleks kogu selle asja nii-öelda manageerija ja see liidaks kogu selle asja niimoodi, et see oleks järjepidev, ehk siis me ei taha teha sellist programmi või nii-öelda, et tulge kõik liikuma, laupäeval on selline liikumise nii-öelda üritus ja näeme aasta pärast. Ei, et see peab olema pidev, järjepidev ja nii-öelda teaduslikult tõestatud ja jälgitav, et me nii-öelda oleksime terved ja ilmselgelt nagu Tervisekassast koormaks vähem. Et ma rääkisin sellest tervisesüsteemist, et kus perearstid saaksid näha inimese aktiivsust, tervisenäitajad reaalajas ja tulevikuks oleks võimalik luua isiklik tervisekaart. Ehk siis sinna perearstisüsteemi me tahaks luua sellise nii-öelda siis võimaluse, ütleme siis liikumisharrastustreeneri või mina nimetan seda Keilas nagu kogukonnatreeneriks, kus perearst saab suunata inimese treeneri juurde, kes on siis nii-öelda vastavalt sertifitseeritud, kontrollitud ja nii edasi. Ja kus siis kogukonnatreener saab ligi teatud andmetele, mingile tasemele ja siis käib selline nii-öelda informatsiooni vahetus perearsti, treeneri, võib-olla siis toitumisterapeudi vahel ja perearst saab terve nii-öelda sellise visiooni inimesest, et mida siis oleks vaja nagu ette võtta. Ehk siis jälle ennetus, mitte see, et me ravime. Täna on ju see, et me rohkem põhineb see perearstisüsteem ravimisel, mitte ennetusel. Ja see tuleb muuta, eks ole. Ja see, jällegi ma ei mõtle neid asju välja, eks ole, see on ju kõik kontseptsioonis kirjas, kõike saate lugeda ja me lihtsalt nii-öelda võtame selle materjali sealt ja tänu nii-öelda Erolale olen leidnud ka nagu partneri, kes seda visiooni nagu jagab ja on nõus selle nii-öelda plaaniga nagu edasi minema. Ehk siis, et see lähenemine oleks väga inimese keskne. Iga inimene saaks endale personaalse liikumisplaani. Keskus aitab valida sobivaid tegevusi. Ehk siis, et kuidas me lahendame ära, et tervisekeskus on hästi vana, on see, et me mõtleme kõigepealt välja, millised teenused nagu linnas või omavalitsuses nagu üldse vaja on, millised lähevad nii-öelda siis meditsiini poole peale, millised lähevad nagu sportliku poole peale ja siis me saame luua mingisuguse nii-öelda ruumi, kasti, maja, eks ole, et vastavalt sellele nii-öelda infole. Ja tervisekaart annab siis nagu ülevaate progressist, on siis kaal, vererõhk, aktiivsuse, meeleolu ja nii edasi. Tervisekeskus, mis see tervisekeskus tänapäeval on? Tervisekeskus ei sisalda ainult nii-öelda siis seda kasti või maja, et siin on nagu kääriku, ta sisaldab ikkagi seda, et meil on Keilas terviserajad, meil on veel mingi spordibaasid ja nii edasi, mida me siis kõik tahaksime nii-öelda omavahel siduda. Piloodiga tahaks edasi minna, et me loome nii-öelda, siin on küll toodud 1000, see on kindlasti niisugune huvitav number, aga okei, eesmärgid peavad olema suured, et me juba tegelikult täna, ma arvan, et me oleme võimelised selle nii-öelda tervisekaardi piloodiga edasi minema, et proovida, kuidas see töötab. Ja Keila linn võib olla siis perearsti niisugust tegevust toetav äriühing, omanik ja annab sellise paindliku juhtimise. Siin on toodud ka niisugused praktilised sammud, kuidas me saame edasi minna, tervisenõustamine, kogukonna kaasamine ja edasi. Kindlasti Keila linna vaates saaks veel siia liita selle, et kuidas siis nagu jälle need noori ja veel seda sidusust luua, eks ole, meil on Ämari kõrval, kus on siis erinevad sõdurid paiknevad, kellele me saaksime ka teenust pakkuda, kes omakorda jälle pakuksid linnale mingisugust teenust või õpet või koolitust lastele, noortele näiteks eeskuju liikumisalas. Kuidas jälle noori liikuma panna. Ja kuidas me siis selle tegevusega vähendame krooniliste haiguste ülekaalu levikut,
paraneb kogukonna aktiivsus, vaimne heaolu ja nii edasi. Et me ei taha kindlasti nii-öelda siis selle tervisekeskust ehitada nii-öelda majana, et meil on betoon, mis on kindlasti väga tore, poliitikud tahavad ehitada ja siis linte lõigata, aga me tahame mõelda välja selle, et mida me sinna paneme, milliseid teenuseid me teeme. Me teeme seda kõike koos, erasektor, KOV, ja kui keegi on siis veel sinna võimalik juurde liita ja luua selline tervikust lähtuv süsteem, ennetusele rajatud süsteem ja inimese heaolu kõige suurem nii-öelda väärtuseks. Et kuidas me siis veel nagu Keilas seal seda liikumist oleme harrastanud, lihtsalt väga hea näide mul nii-öelda lähiminevikust, kus Mudaugu küla on Keilas ja see on seal on Mudaugu külas on üks Keila kõige vanim mänguväljak. Sina kindlasti tead, on ju. Ja seal ei ole nagu ammu mingisugust tegevust olnud ja et kuidas siis panna nagu see nii-öelda kogukond jälle liikuma. Et ma mõtlesin, et okei, et kas ma panen sinna nii palju raha või nii palju raha ja siis on endal nagu hea tunne, aga keegi selle liigu. Ma mõtlesin teistmoodi, et ma räägin kõigepealt külaelanikega, kas on üldse huvi, et me teeme selle korda. Nad omavaheliselt suhtlesid ja et igas aias on oma mingi korvpallikorv või mingisugune atraktsioon. Aga okei, teeme, et huvi on. Ja me tegime selle korda, panin uue asfaldi, ma leidsin rahastuse, uued korvid ja see küla läks niimoodi elama, inimesed suhtlevad, tegid Facebooki lehe, jube äge on vaadata ja see on minu meelest ka selline hea viis, kuidas nii-öelda liikuma meelitada. Et kaasata kohe nagu kogukonda, et kuule, mis teil vaja on, et mitte nagu nii-öelda tormata võib-olla oma soovidega. Ja see andis nagu nii hea tulemuse, et motiveerib nii-öelda edasi toimetama. Loomulikult on Keilas veel suuri projekte nagu tulemas. Lasketiir on meil nii-öelda plaanis nii-öelda terviseradadega ja see kindlasti loob jälle nii-öelda suuremat sellist liikumist. Meil on võimalik kas või eakaid kasutada mingisugusel laskesuusa üritusel ja kes siis nii-öelda saavad jälle sealt nii-öelda sellest liikumisest nagu innustust. Meil on discgolf seal väga kõva. Põhja-Eesti üks kõvemaid discgolfi väljakud, mida me tahame veel arendada nii-öelda maailma tasemel rajaks. Nii et selliseid projekte on äge teha ja ma arvan, et see kindlasti mõjutab nagu kogu seda tulemust. Kontseptsioonis oli kirjas see, et liikuvale eluviisile on hästi palju alternatiive. Liikuvale eluviisile ei ole alternatiivne. Aitäh! Aitäh Tanelile! Aga me vaatame nüüd ühte potentsiaalset Keila tervisekeskuse eakat klienti. Vaatame, kas ta tuleb teie juurde. Olen Emilia. Olen 92-aastane. Teen trenni iga päev. Momendil on lemmikalad, kepikõnd, jooga, välitreeningud. Ka plankut teen iga päev. Koos oma lapsega mängin jalgpalli ja tennist. Mina olen Richard, 13-aastane. Mängin iga päev tennist ja käin ka võistlemas. Igal aastal minu sünnipäeval toimub meil terve perega tennisturniir, kus minu memm peab ka minuga tennist mängima. Katseta ja leia endale ka mõni lemmikala. Aplaus Emiliale, lapselapsele ja loomulikult ka Timo Suslovile Keila tervisekeskusest. Aitäh! Tere, mina on Tanel. Tanel! Kas ma ütlesin 2 korda Timo või? 2 korda, jah. Täitsa piinlik. Vabandust. Nii, aga nüüd ma ei eksi.